on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotunni toob teieni Enefit Volt. Nutikas ja tulevikukindel elektriauto laadimine kodus, tööl ja teel. Tere kuulajad, Autotund tagasi. Oli siin jälle väike paus sees, luban, et varsti võtame ennast kokku ja läheme stabiilsemaks tagasi. Stuudios täna Tarmo Tähepõld ja Margus Pipar Geenius uudisteportaalist. Ja Marguse kutsusin täna siia sellepärast, et tema on saanud sellise hea otsa peale, et ta kirjutab mootoritest ja siis kõik loevad. Ja see on väga huvitavad lood, et ta on käinud siin rääkimas 1 või 2 korda väga halbadest mootoritest, mis lähevad kohe katki ja on õudsad õnnetused, aga et selles natukene lolliks läinud maailmas positiivsust säilitada, siis seekord kirjutasime ka selle sajandi kõige parematest mootoritest ja ma arvan, et ka sellele on ilmselt järg tulemas millalgi. Jah, seda lugu oli küll natuke raskem teha kui need halbu mootoreid, aga mõned mõtted veel on, et mis tõesti siia artiklisse nüüd sisse ei mahtunud. Võt, saate põhiosa pühendamegi nendele, räägime, miks nad on head, aga saate alguses, et mis siis see nädal juhtunud on, mina ei ole eriti kuskil sõitnud, mitte millegagi, mitte kuskil käinud, aga küll ma olen näinud seda, et kütuse hind vist natuke tõusis. Või isegi mitte natuke, vaid päris palju. See on, kui kütuse hind hakkas seal kuskil 1,5 lähenema, siis vist Peeter Koppel või, ühesõnaga siis juba kirjutati, et Peeter Koppel, siin maailmaturu trendid näitavad, et see, me näeme veel järgmine aastaga 1,6 ja ei saa salata, et ka 1,7. Eile nägime ära 2,049. Jah, aga ütleme ausalt, ega keegi ei osanud ka näha seda põhjust ette, et mis see niimoodi juhtus. Et see ei ole siin see ei ole enam mingid tarnekriisid ja koroonakriisid, siin on üks teine väga loll põhjus. Kuigi seda, siin ei olegi, et me ei hakka tõstma kisa, et miks meil kütuse hind on nii kõrge, sest me teame, miks kütuse hind on kõrge. Kui prognoos näitab, et see jääbki kõrgeks, siis ma olen suhteliselt kindel, et valitsus teeb mingi järjekordse ajutise aktsiisilangetuse, sellepärast, et riik ju ka käibeka näol ju teenib nagu rohkem, et ta saab sealt neid vahesid katta, aga et kui me seda saadet nüüd lindistame siin 10. märtsil, et kui see üle 2 kerkis ta 9. märtsil, siis 10. märtsi hommikul juba Alan Vaht Alexelast jagas Facebookis hommikul, või tegelikult oli selle öösel kirjutanud, et maailmaturul kütuse hind langes kõvasti, seal oli vist ühel juhul mingi 24% bensiin ja diisel 15 või vastupidi, mis tähendab seda, et tanklapostil võiks see mingi hetk kajastuda siis 1,7, 1,8 näol. Okei, see on täpselt see, et kuidas anekdoot on, et kui inimesed, et keegi läheb kurtma, et tal on õudselt, kodus on nii vähe ruumi, ma ei mahu enam ära, soovitati, et too 7 kitse omale tuppa. Mees kuulab seal, vist oli seal see püha isa andis nõu. 2 nädalat läheb tagasi sinna püha isa juurde, et kuule, mis nüüd, vii nüüd need kitsed välja. Mees viib kitsed välja, nii palju ruumi. Nüüd on sama, eks ju, korra kes kütus hind 2 peale ära ja me juba rõõmustame, et et äkki tulevikus kukub 1,7 peale. Just. Ühesõnaga, näeme, et mina arvutasin, et minul 1,5 hinnaga võrreldes läks minul paagitäis 24 eurot kallimaks. Jah, suure paagiga autoga praegu juba võid rõõmsalt 150 eurot siin. Just, et kui see kuidagigi aitab seda õudust Ukrainas niimoodi lõpetada või peatada, siis ma olen mõnda aega valmis küll hakkas vähem sõitma, lihtsalt, et põhimõtteliselt ma pean kuskilt, et normaalsesse aega tagasi jõuda, ma pean kuskilt maha võtma 24 euro jagu sõite. Põhimõtteliselt, see on võimalik. See on võimalik, ilmselt jah, need paljud sõidud me teeme ikkagi mugavussõidud, mida pealegi läheb ilm paremaks, saab jalgratta välja. Just. Et ma räägin muidugi situatsioonist, mina saan seda teha, ma saan aru, paljud ei saa, kes käivad kuskil autoga linnas tööl ja ma üldse ei ütlegi, et kõik seda saavad ja see ongi väga traagiline. Aga loodame, et ta natukene siis ikkagi langeb siin, et see suurem, see hirm, et isegi minu arust õliühingu juht või kõneisik Mart Raamat vist ütles, et need järsud hüpped, mis siin eelnädal tehti, need on, või vähemalt me siin maja sees kasutame väljend nagu selline hirmuhind.
et kütusefirmad, noh, et kuna see kõik on nii ebakindel ja volatiilne, et siis siin praegult ei ole tegemist sageli ka reaalsete, noh, nagu kulude või tehingutega, vaid vaadatakse ette, nähakse, et ma ei tea, võib-olla järgmine nädal on hoopis maailmaturu hind veel täiesti, noh, et aga jah, sellegipoolest oleks nagu huvitav näha, et kui tuleb uudis, et maailmaturul hind tõusis, siis naksti järgmisel päeval on ka meil tanklas kallis kütus kohal. Aga kui tuleb uudis, et maailmaturul hind kukkus, no saame näha, kui kiiresti meil see posti peal see hind kukub. Väga ei usu, et kiiresti kukub. Seda seal Alan Vaht ka kirjutas, et noh, et tema kütusefirma esindajana püüab nagu selgitada, et need asjad ei käigi nagu koos, et nii kui maailmaturul kukub, meil kukub, aga ma saan, noh... Aga kui tõuseb, siis tõuseb kõik. Temaga seda ütle, aga natuke selline mulje jääb nagu omanikule. Just. Aga ühesõnaga, peame vastu ja kellel on võimalik, sõitke vähem ja kellel ei ole, siis lihtsalt sõitke rahulikumalt. Mina hakkasin küll, noh, vaat see on seesama, et inimene hakkab kohe reageerima mingitele asjadele ja maksin, mul võtab auto, ütleme, keskmiselt, no nüüd tuleb soojem aeg, ütleme, ega naljalt alla 11 liitris ajal ei saa. Paaniliselt läksin ka kohe auto 24 nii, kus need PSA diiselmootoriga, ma hakkan kohe ostma omale mingit Citroeni või Peugeot, mul on selline olnud kunagi 3 aastat tutikas Citroen C4 Picasso diisel, see oli ikka hämmastav auto. Ma sõitsin ükskord, tegin sellist ökosõitu, mitte nõmedat, et 90 alal sõidan 70-ga, aga noh, täpselt kiirendasin hästi mõistlikult sellist, kuidas niimoodi hüpermailingut, aga ilma teisi segamata. Ja ma sain selle keskmiseks, see on ikkagi suur pereauto, ta oli see 5-kohaline, mitte 7-kohaline, ja ma sain keskmiseks 3,9 diislikuluks. See on tõesti hämmastav kulu, jah? Et kui sa isegi ei tee mingit metsikut ökosõitu, aga lihtsalt sõida normaalselt ja saad keskmiseks sellise kulu. Just. Aga noh, siis ma jõudsin jälle selleni, et mul on hetkel see auto ikkagi selles mõttes tasuta, et ma ei maksa selle pealt mitte mingit liisingut, mitte midagi, et ma ei jõudnud ühegi arvutusega sinnani, just, et kuidas mul praegult nagu rahalises mõttes. Loomulikult see Alfa võib mul siin järgmine päev jälle katki minna, aga nii kaua kui ta sõidab, siis ma ei leidnud nagu seda majanduslikku pointi praegult seda välja vahetada. Point on see, et ühesõnaga tasub arvutada ja mitte teha kiireid otsuseid, et kõigepealt arvuti ja siis... Just, et ma peaksin selle Exceli joonistama järgmise 5 aasta peale. Et kas mul tasuks uus auto osta, kõik need hoolduskulud ja asjad. Vot, aga... mikrit natuke. Paar uut autod uudist ja kõige lahedam uudist oli eile, mida muidugi autoajakirjanikud või teadsid, aga seda näha niimoodi ikkagi päris uudisena, et Volkswagen esitles siis eile lõpuks oma seda hipibussi elektrilist ID.Buzz. Okei, see nimi on nagu ta on, aga 10 punkti. Mina annan selles mõttes, et see näeb nii väga välja, nagu see kunagine ID-auto oli. Ja nagu tänapäeval moodne hipibuss olla võiks, eks ole. Just, et siin ei ole mindud, et rahvast õrritatakse kogu aeg sellise kontseptautodega näitusel ja siis välja tuleb selline, ma ei tea, natuke kahandatud transporter, millel on elektrimootor, eks ju. Või Volkswagen Caddy, mis on suuremaks tehtud. See on tõeliselt kihvt ja sellest on ka kaubiku versioon, mis on ka kihvt ja sinna mahub 2 euro alust. 11 järel sisse. Et siin, et mitte nagu päris ainult kiita, et jõuallikas või kogu tehnoloogia, mis teda edasi viib, on siis sama, mis ID3 ja ID4-l, millele see on talb, et ta on tagaveoline platvorm, esialgu tuleb ta 77 kilovatt-tunnise akuga, pärast peaks tulema ka natuke väiksem ja siis ka pikendatud kerega versioon, millel on ka veel suurem aku. Jah, 111 kilovatt-tundi ja see annab juba korraliku sõiduulatuse. Üks asi, mis jäi silma muidugi see, et see ekraanilahendus ja spidomeeter, et see kõik on nagu ikkagi selline nagu ID3 ja ID4, et selle eest väga palju punkte ei saa, aga olgu. See auto näeb ise nii cool välja, et las ta siis olla, et ärme näpi seda ekraani ja eks ta oma töö teeb ära, et me võib-olla anname ka tihti juba liiga valusalt ainult sellele ekraanile pihta. Et siin autos ta isegi on omamoodi sinna ta sobib võib-olla. Just, nii et äge. Hinda veel teada ei ole, aga arvatakse, et ta ikkagi on, või öeldud, et ta saab olema natuke kallim kui see uus multivan ja ilmselt me räägime ikkagi umbes 60 000 eurosest autost. Aga kuna jättes siis selle elektros kõrvale, et ta ongi selline vahva elustiili auto. Et
et jah, ja kui suur osa maailmast ikkagi sinna elektri poole püüdleb, eks siis on selliseidki vaja. Ja ma arvan, et me näeme, ma juba näen tervet nagu Los Angelest ja Californiat ja kõiki neid surfi-hipisid, kellel raha on, sellega seal ringi suhistamas, et ma ei kahtle, et sellest autost saab müügihitt. Ja teine uue auto uudis, mille sisse panime, oli Mazda CX-60. Ja sinuga oleme vist mõlemad suhteliselt suured Mazda fännid. Ja. Sina isegi sõidad igapäevaselt. Mina isegi sõidan ühega, jah. Ja olen rahul ja mitu aastat sõitnud ja olen endiselt Mazda fänn tõesti. Hiljuti sõitsime siin Mazda CX-5 linnamaasteriga, mis sai väheke uuendusi ja hämmastav, et auto, millel on eks ju jätkuvalt vabalt hingav mootor, mingid turbosid, midagi ei ole need ka mikromootorid, vaid on 2 ja 2,5 ja kütusekulu on täiesti mõistlik, selline 6, 7, 8 kanti, oleneb, kas sõidad linnas või maanteel. Väga ilusad on need autod, väga hästi seest, nagu selline, see kooste kvaliteet on väga hästi lakooniline, mingid säravad kirgast ekraani sul seal ei ole. Ekraan põhimõtteliselt on mustvalge. Sellist ainult kirjad ja nagu kui sa oled selline inimene, kes ei taha LED-tulesid ja neoonvärvis ekraani, siis mine vaata Mazdade ekraane. Sa saad sellise rõõmustava üllatuse. Aga Mazda esitles nüüd tõi välja CX-60 ehk siis suurem versioon. Aga selle hetkel kõige suurem ja ka võimsam Mazda auto, aga 7-kohaline ta vist ei ole. Et 7-kohaline tuleb hiljem. CX-80 tuleb hiljem. Aga me nüüd siin Margusega vaatasime seda ja paar nagu kriitikanoolt ikka viskaks. Jah, selles mõttes, et üldiselt on Mazda viimastel aastatel teinud tõesti ilusaid autosid, eks ole. Selle auto kohta ütleks nüüd niimoodi, et mõne nurga alt on ka see ilus, aga mõne nurga alt on nagu siukene, kuidas öelda, natuke pointsakas, kohmakas. Jah, just, et tagaosa või, ma saan aru, et ongi suuremaks kasvatatud, aga seda elegantsi on nagu vähemaks jäänud, et ja sellist dünaamilisust, eks ole. Muus osas, mis see võimsuse puhul siis tähendab, me räägime siis pistik-hübriidmootorist, juhul kui võtate selle tippmudeli, 327 hobujõudu, 500 newtonmeetrit, 5,8 sekundiga 100 ja puhast elektriulatust 60 kilomeetrit. Aga saab ka tavalist vabalt hingavat bensiinimootorit. Ja mis eriti huvitav Reas 6. Just, et see on täiesti müstiline, kui teised autofirma... Ja Mazda ikka läheb oma rada, eks ole, ja teeb teistmoodi ja vähemalt siiamaani on nagu enamus asju ka hästi teinud. Aga kusjuures, et ta läheb nagu... kui nüüd seal Jaapanis, ma ei tea, kas Mazdal ja Subarul ei ole vist mingid koostööd, eks ju, et on Subaru ja Toyota on vist Subaru siis mingi osalus, et nad teevad sarnasest autost, et miks Subaru seda teed ei lähe? Võib-olla neil lähebki kehvasti, neil ei ole raha arendusse nii palju panna. Siis vaata need mudelid, mis neil praegu on ka, ei tule midagi uut erilist peale. Täiendavad oma seniseid autosid, eks ole. Ja... Ei, mulle lihtsalt, selles mõttes mulle Subaru väga meeldib, mulle meeldib väga nende see 4-veo kontseptsioon, tõeliselt ja see, et kuidas neil on kogu see turva ja kõik varustus on põhimõtteliselt baashinnas. Jah, et neil... odav auto, aga kõige nõrgem koht on see käigukast ja mootor. Just. Eks ju 2,5 bokser, mis võtab kütust, aga samas ei paku sulle midagi. Ja siis CVT-kast, mis... Võtab selle viimase rõõmuselt ära. Just. Mazda arendab täiesti uue mootori, teeb selle nagu Reas 6 ja nemad ei kasuta ju CVT-kasti. Ei. Neil on... Kusjuures paljud teisedki tootjad on nagu vähemalt kallimate autode puhul CVT-lt jälle nagu loobunud CVT-st. Et on aru saanud, et ega see ikka päris õige asi ei ole, eks ole. Okei, mõnel autole ta sobib ja mõned jätkavad, aga on ka neid, kes ei jätka. Ja diiselmootor on ka valikus ja see on ka 3,3 liitrine. Et huvitav, mille jälje? Päris huvitav, kuidas nemad nagu saavad. Jah, ehk siis jääme ootama, hinda ei ole veel teada, aga kellel lihtsalt CX-5 väikseks jääb, siis et CX-60 on järgmine samm ja võib-olla punasena nende see Soul Crystal Red äkki isegi on ilus. Aga, mis siis ikka? Hakkame rääkima mootoritest. Markus tegi siis töö, rääkis, see ei ole ainult tema enda arvamused seal, et mis talle meeldiks. Siin on räägitud suure hulga spetsialistidega, kes siis tõid nende autode kohta
millest nad väga hästi teavad, tõid nende hulgas siis välja parimad mootorid, mida nad kiidaksid, või nad kiidavadki. Remondifirmad, margiesindused, et nende paljus põhineb see artikkel ja need 10 valitud mootorid siis sellisel infol. Oli neid raske leida, kas oli nagu raske 10 kokku saada või jäi ikkagi mõni välja ka? No paar tükki jäi välja, aga noh, kui me räägime moodsa mootoritest, siis üleüldine sõnum oli ikkagi enamikul juhtudel see, et mida edasi, seda kehvemad need mootorid on. No. Mitte ökonoomsuse mõttes, mitte pakutava dünaamika mõttes, aga just nimelt töökindluse ja vastupidavuse mõttes. Ja üks asi, mis siin samuti väga oluline on see, et hooldealbad on lükatud tohutult pikaks. Kui siin tarbesõidukitele, kes kasutatakse tihtipeale samu mootoreid, mis sõiduautodel, siis neil võib teinekord ju olla hooldealb 50 000 kilomeetrit, või 40 000 kilomeetrit. Ühe õlivahetuse... Ja see on veel kummaline, et tarbesõid, ma saan aru, miks see tehtud on, sest nad läbivad nii palju kilomeetreid ja ostetakse suuri koguseid ja siis on vaja see hoolduskulu nagu... Väga väikeseks saada. Näidata kliendile, et tatke odav on seda autot pidada, eks. Just, aga samas nagu... keegi peab nüüd pärast tagasi ostma, ja need saavad ju koormust, selles mõttes, kui sa sõidad ikkagi täis lastis kaubikuga. Ja tegelikult reaalsus ongi see, et nad saavad koormust ja nendega juhtub ka garantiaal, juhtub ikka väga koledaid asju. Et siin neid mootoreid, mida vahetatakse, on palju ja kui kunagi räägid, et 200 000 või 300 000 kilomeetrit, siis et see pole nagu midagi, siis nüüd on 100 000 kilomeetri pealt vahetatakse juba palju mootoreid, nii et Võt, nii, aga head mootorid. Kisku selle halvade mootorite peale. Jah, nii negatiivne. Aga jätkame siis selle teemal, millega ju viimane uudis lõppes. Et siin on nagu, ütleme siis, need ei ole nagu järjestuses meil siin, et see on kõige parem, aga teatud märgiliselt on ikkagi esikohal või esimesena välja toodud Mazda bensiinimootor SkyActiv G. Jah, et Mazda tulis 2013. aastal tuli välja uue mootori põlvkonnaga, uued bensiinimootorid ja diiselmootorid ja siinkohal tuleb rõhutada, et diiselmootor ei kukkunud neil hästi välja, küll aga kukkus aga hästi bensiinimootor välja. Et siin remontijad räägivad, et kui auto on tänaseks juba 10 aastat vana, siis tehakse õlivahetusi, vahetatakse süüteküünlaid ja sisuliselt mitte midagi muud. Ehk need autod on tihtipeale suure läbisõiduga, aga probleeme pole. Ja asi ei ole ka selles, et need mootorid oleksid sellised vana kooli suure töömahuga robustsed, aga nad on tegelikult vaatamata sellele, et ülelaadimist ei ole, on nad moodsad, tuhked tehnoloogiat täis, mis teeb nad üliökonoomseks, palju kepsakamaks, reipamaks kui siin mõned Jaapani vabalt hingavad mootorid ja ka tõesti töökindlaks. Seda järgmist põlvkonda, see SkyActiv X, mille tehnoloogia pidi olema selline, et nad on teinud bensiinimootori, mis töötab natuke sarnaselt diiselmootori põhimõttel, et rõhu all toimub see plahvatus vist. Et selle vastupidavust vist veel on vara hinnata, et see 2 aastat on ta olnud turul. Sellest on vara rääkida ja teine asi on ka see, et neid mootoreid, ma kujutan ette, on suhteliselt vähe müüdud, eriti nagu meie piirkonnas. Et kõrvuti on müügil need G-d kui ka X-id. Ja see vana SkyActiv G mootor on siis nagu nii hea, et see hinnalisa, mis selle X-i eest maksta, ma arvan, et see paljudel ei tundu ratsionaalne. Ja me proovisime Mazda 3 selle uue SkyActiv X mootoriga ja kuigi nagu räägite, et sportliku versioon, tegelikult ei olnud väga sellist, et hot või seda sportliku luukpära nüüd otsa sellest autost ei teinud. Ja kui siin veel sellest heast SkyActiv G-mootorist rääkida, siis kui nüüd puudustest rääkida, siis jah, tõsi on see, et konkurentide moodsad turbomootorid on madalalt pöördelt, nad saavad nagu, neil on momenti rohkem, eks ole. Aga igal juhul soovitan proovida, ma arvan, et enamikul on see SkyActiv G on väga hea, et natuke rohkem pöördeid ja hakkab väga hästi elama.
et siin on öeldud, et samas kiidetakse neid vanemaid Mazda diiselmootoreid, et kust see uus 2013, see sama 2013 tulid ka uued diiselmootorid. Okei, et enne seda? Enne seda põhimõtteliselt, ja veel mida tagasi minna, seda parem, sest siis on ka, et seal tekkisid, eks ole, kübemefiltrid ja sellised asjad. Aga 2000 pluss, sealt 2000 kuni 2008 näiteks need diiselmootorid Mazdal pidid olema ülihead. Vähemalt vastupidavuse mõttes. Nii, järgmiseks on siin Volkswageni 1,8 liitrine turbomootor. Jah, see on nüüd mootor, mis... Aga see on nüüd vana, sest paljudel autodel kuni 2005. aastani. Põhimõtteliselt küll, sest siis tulid need DFSI mootorid, ka uus mootoripõlgkond, mille kasutusomadused on super. Nad on väga ökonoomsed, vaikse käiguga, hea minekuga. Aga töökindlus algusest peale oli, neil hakkasid õlikulu probleemid, ketiprobleemid, nii et ja nendest mootoritest me kirjutasime ka negatiivse näitena siin varem. Aga see 1,8 liitrine turbomootor on veel vanakooli mootor selles mõttes, et lihtsam ehitusega, küll natukene janusem, aga piisavalt võimas ja hea hoolduse korral kestab ka väga palju kilomeetreid. Okei, siin on... Küll on see, et ta on ka õlivahetuse suhtes tundlik, et kui et ei saa, ei ole niimoodi, et unustad õli vahetamata ja loodad, et sõidad kui tahes kaua, ei sõida. Ja, et põhimõtteliselt risk seisneb sellest, et kuna ta on nii vana, et siis sa pead teadma, milline oli eelmine omanik või mingit ajalugu, et kas seal on... Jah, kui on hoitud auto ja ise hoiad edasi, siis see mootor on väga hea mootor. Vaatame siit selliseid autost, mis puudutavad võib-olla palju rohkemaid. Okei, rääkisime ennem, kiitsin, kuidas mina selle PSA diisliga, sellist oli äkki 1,6 mul. Jah, kui seda 1,6 liitrist üldiselt ka kiidetakse. Sina oled siin välja toonud 2 liitrise diiselmootori. Jah, PSA 2 liitrine diiselmootor võib öelda samamoodi, et mida vanem, seda parem, aga kuni 2015 aastani on ta ikkagi väga hea mootor. Me siin paar aastat tagasi kirjutasime ühest Berlingost selle mootoriga, mis oli sõitnud 1 000 000 kilomeetrit. Ja... Mõistes, pärast selgus, et ma ei teada, et see on mul sõbra auto. Nii. siis kui me Autoleht ja meie juurde tuli, siis ta ütles, et ma olen ka Autolehti kirjutanud, et sellest oma Citroenist. No võt, aga see oli jah selline auto, et 1 000 000 kilomeetri jooksul alguses vist garantiikorras vahetiti tal pihustid ja siis vist 2 korda plokikaane tihendid. Aga muidu, ja kusjuures see auto sõitis nagu tohutult, postiveo auto oli ta tohutult raske koormaga iga päevaselt ja 1 000 kilomeetrit niimoodi, et ainult vahet õli ja pane kütust. et see on PSA-l üks väga hästi õnnestunud asi. Me räägime seda kuni 2015 aasta, kas tähendab siis, et kui näiteks 2 liitrine, ma ei tea, Peugeot 308, 508, Citroen, Citroenil on ka C5, no neid on tohutult paljudel autodel. Et üldiselt on sama teema, et mida moodsam, seda rohkem on tal neid heitgaasi puhastussüsteeme peal, eks ole, et see, seal mingid ohud ikka on, aga ei, kui kasutad õigesti, hooldad õigesti, siis on hea valik. Okei, järgmisena ma vaatan kui ma rääkisin, kui ma hakkasin otsima omale, et ostaks mingi ökonoomse auto, siis hakkasin vaatama neid Ford Focuseid ja kõik Ford Focused, mis Eestis praegult müügis, sellest natukene uuemad on 1 liitris mootoriga. Ja kas see on see sama EcoBoost nüüd, Fordi 1 liitrine EcoBoost? Seal on sama tehnoloogia tõesti. Nüüd üldiselt on niimoodi, et EcoBoost mootorid on väga head ja algusest peale on ju võitnud tohutult aasta parima mootori tiitleid. No see näitab selgelt, et nende kasutusomadused on väga head, nad on 3-silindriliste kohta väga head mootorid. Et ökonoomsed suhteliselt reipad, niisuguse üsna tasase käiguga. Nii et selle koha peal küsimust ei ole. Üldiselt, neil on ka mõned probleemid nendel 3-silindrilistel. Väga hea valik on igal juhul suuremad EcoBoost mootorid. Et siin spetsialist, kes Fordi hingeeluga, üldse Ameerika autode hingeeluga hästi kursis on, ütles, et suured EcoBoost mootorid on parim, mis Ford sel sajandil üldse on välja mõelnud. Et selle mootoriga autosid tasub osta. Ehk siis seda 2,3 liitrist Mustangit. Näiteks, just. Mõned nüansid on, aga tasub lugeda artiklit, saab teada, et mõni aastakäik näiteks ei ole nii hea.
Okei, mis siin on veel Honda K-seeria bensiinimootor, mis see tähendab? See tähendab põhimõtteliselt 2000 algusest kuni, umbes 2000 kuni 2010. On erandeid natukene, aga umbes selles ajajärgus näiteks akordimootorid ja algus ka Civicu mootorid. Et Honda teeb üldse häid mootoreid, aga need on super vastupidavad, suhteliselt ökonoomsed, elavad. Et Civicul näiteks tuli 2000, mis tuli 5 või 6, tuli järgmine põlvkond. Ka väga head töökindlad mootorid, aga ei ole neid, on tuimemad tunduvalt. Ehk et, aga jah, üldiselt Honda mootoriga ei lähe nagu alt nii ehk naabidi, et võtta milline tahes, need on head mootorid. Diislitega vist tegelikult oli midagi, Diislid on mingi hetk see CRV diisel, kas ei olnud äkki? Tegelikult on ka Honda diislid on väga head, seal on see küsimus, et nad on tihtipeale lihtsalt tohutult palju sõitnud. Okay. Aga muidu on, algusest peale kiideti, et on ökonoomsed ja võimsad, aga nad peavad ka väga hästi vastu. Nii, nüüd mul on siin palju küsimusi. Volkswageni Audi 3-liitrine diisel. 2004 kuni 2013. Audi A4, Q7, A6, A8, Volks Touareg, Porsche Cayenne, et tundub nagu päris rahvaautomootor. Aga see ei ole jälle mingid mootorid, kust tuleb see kett venib ja mis värk sellega on, mille arve võib tulla sul 5-6 tuhat eurot? Jaa, see on siin... Kas see on see sama mootor? Põhimõtteliselt on see sama mootor. Siin on, ütleme niimoodi, et päriselt hea mootor saada tuleb olla tark, sest seda 3-liitrist mootorit on tehtud mitut eriversiooni. Tehakse põhimõtteliselt praeguseni välja, eks ole, võimsused on erinevad, vead on erinevad ja siin me toome välja artiklis ka, et mis neist kõige parem on. Ja üks on tõesti hea mootor. See on küll niimoodi, et suurel läbisõidul ilmselt tuleb mootoriketti vahetada, aga samas väga paljudel autodel on see juba vahetatud. Aga see tehtud, võiks see mootor, siin on neid autosid palju, mis on 500 000 kilomeetrit sõitnud ja panevad edasi, mõni on veel palju rohkem. Küll sellel mootoril on teisi versioone, mis on niimoodi, et lisaks ketivigadele on neil teisi väga hulle vigasid. Nii et... siin on toodud 176 kilovatti. On kõige parem versioon, jah. Et seal mõned teised on küll sellised, et mine hulluks tõesti. Ja ma ei tea, võib-olla see jääb järgmisesse loosse eraldi, aga siin on selle sama Vaagi diisli juures on välja toodud ka see, mis ma isegi imestasin, et sul välja jäi see legendaarne 1,9 diiselmootor. No vaat see on see mootor, millest kõik räägivad alati ja põhjusega. Miks ta välja jäi, on see, et see mootor oli väga hea, oli kuskil sajandi vahetuseni, kui tal oli lihtsam sisseprütside süsteem. Siis tulid pumpihustid, mis hakkasid rikki minema, mida on siiani kulukas vahetada ja siis see mootor on nii hea ei ole. Ühesõnaga, vanemad on paremad, uuemad ei ole nii head. 99 aasta 1,9 Passat on ikka põhjusega levinud auto Lõuna-Eestis. Kui sellise praegu korraliku leiaks siis, ja lepiks sellega, et ta ei ole nii moodne, eks ole, kui võib-olla tahaks siis... Eks ta ikka vist plõgiseb ja edasi vist ka ei lähe. Eks ta üsna ärmakas on, jah. Aga edasi käib hästi. Siin on jälle see asi, et sedagi mootorit võimsuse järgi. Kui ikkagi tuleb 1,9 liitri ette, siis seal on ka võimsuse järgi, et mis on vanemad tüübilised ja mis on moodsamad. Aga mis nende mootorite puhul meil on oluline see, et need autod on päriselt sõitnud 500 000 kuni 1 miljon väga tihti, et kui ka mootor on hea, siis kui seal ikka on üle 500 000 maha uhatud, siis ei anna sulle enam keegi garantiid, et ta väga hea on. Ja saan aru, et ka Mercedesel on vastu panna põhimõtteliselt samast ajastust diiselmootor tähisega OM651, rida 4-silindriline diisel, jah? Jah, 4-silindriline, 1,8 enamasti küll 2-liitrine. Ja seda mootorit on pandud alates 2008. aastast, siis hakati kasutama ja enam-vähem peaaegu, et kõikidele Mercedestele, mis üldse tehasest tulid, eks ole, kõik said seda mootorit. Ja eks sellelgi on mingid probleemid on, aga kui vaadata kas või sprintereid, eks ole, või taksoautosid, siis need mootorid sõidavad ka, miljon ei ole ime. Näeb praegu neid mootoreidki.
ja muudkui sõidavad, et sellel ka ühel hetkel ilmselt tuleb nukk-viljeketti või kogu ketiajamit vahetada, eks ole, aga muidu on mootor nagu Mercedeselt tootaks. Et ei tasu diislit järelikult karta, lihtsalt tuleb valida õige diisel. Tuleb valida õige diisel ja alati on see, et mida moodsam, siis moodne diisel endiselt ei ole hea lühikesteks linnaotsteks. Et sõitke maanteid ja siis selle jaoks valige diisel. Nii, lõppu nüüd jäid 2 mootorit, mille puhul tekib väga tähelepanelikul ja pikaajalisel lugejal küsimus, kas tegemist on meil siin sõltumatu ajakirjandusega või ei ole. Jah, ma mõtlesin, et libiseks sellest teemast kähku üle, sellest lugejal on võib-olla külmalt juba saanud. Väga huvitav, alustame kõigepealt Lexuse 4,3 liitrine V8. Ja, kas sinul on ometi üks ju suke olemas? Jah, mul on täpselt see. Kui sa tahtsid sinna minna, siis jah, edasi tuleb Alfa Romeo V6, mis on sinul olemas. Just, okei, aga ausõna, mina ei surunud seda V6 sinna sisse, aga see Lexuse V8, et tegelikult vist, mitte sa ei kiida siin oma autot, mida sa võib-olla kunagi müüa tahad ja siis tood välja, näete, kui artikkel, vaid see ongi päriselt suhteliselt pommikindel. Jah, on küll. See on niimoodi, et Lexus tuli 90 algus põhimõtteliselt hakkas pakkuma 4-liitrist V8, mis oli algusest peale ülihea mootor. See on nüüd selle mootori järgmine versioon 4,3 liitrine, natuke tehnoloogilisem, aga endiselt üli vastupidav, lollikindel hea mootor. Selle tihti peale tuuakse selle mootori probleemina välja, et ta on hammasrihmaga. Oi kui kole, sa pead vahetama 10 aasta tagant hammasrihma, eks ole. Ja siis kõik oigavad, et kas ikka on nii hea mootor, et aga muus osas on väga hea mootor. Aga kui sealt edasi sellest järgmine 4,6, mida juba tuli siis ka hübriid TLS 600H on, eks ju selle? On nii vabalt hingavana, kui on koos hübriida, ühesõnaga mõlemad, eks ju. Aga see on jätkuvalt sama hea, et näiteks keegi tahab sellist head turva, et kui me räägime nagu luksusautodest, mis sind võib olla kohe võlavanglasse ei saada, siis me räägime Lexusest, eks ju. Ja see 4,6 liitrine koos hübriidiga võiks ka tegelikult olla nagu asi, mida kaaluda, jah? On. Ta on, sellel 4,6-sel on probleeme rohkem olnud, aga üldiselt on seegi hea mootor. Ja hübriidajamiga kaasnevad ka mingid oma ohud, eks ole. Seal ikkagi on need akusid on vahetatud. On hea mootor, aga 4,3 liitrine on kindlasti lollikindlam. Okei, ja lõpus siis ma tegelikult ausõna, käsi südamel ei ole tegemist siin mingi onupojapoliitikaga ja ma täitsa imestasin, kui Margus ütles, et ta paneb busso, läheb ka sisse. Kas on päriselt nagu vastupidav mootor? Mina võin kinnitada, et ta mul siin veits on vastu pidanud küll ja Alfal on kindlasti nagu selliseid probleemsemaid mootoreid, aga et niimoodi edetabelisse kohe. Selle taust on nüüd see, et nii palju kui autolehes on aastate jooksul kasutatud autode artiklid kirjutatud, siis iga Alfa, millel on see mootor, vaatasin kõik need lood üle, igal pool spetsialistid, omanikud ütlesid, no on hea mootor, et kõige parem mootor, mis Alfa teinud on ja ka vastupidav, et kõige vastupidav mootor, mis Alfal on. Ja see on ka vist sellepärast, et ta tegelikult on võrdlemisi lihtne mootor, et seal ei ole vigurdatud mingite topeltsüüte aja, ma hakkasin loopima suvalisi sõnu, aga et see on väga vana mootor. Ta on väga vana mootor, jah, et 70-ndatel hakati esimesi pussasid juba tegema, eks ole. 40 aastaga saab selgeks, ei, 50 aastaga. Et kuidas nagu mootorid teha. Need on erineva kubatuuriga, erineva klapiajamiga ja erineva võimsusega, eks ole, aga üldiselt on need head mootorid. Seal on küll see asi, et jällegi, et hooldada tuleb teda ilusti, aga kui ilusti hooldad, siis sõidab väga kaua ja väga hästi. Okei, näete, kuulsite. Häid mootorid ja palju, loodame, et teeme ühe loo veel, aga ma ei tea, sellega sai nüüd tehnilist juttu küll ja ma arvan, et tõmbame tänaseks saateks otsa kokku. Aitäh! Autotunni toob teieni Enefit Volt. Nutikas ja tulevikukindel elektriauto laadimine kodus, tööl ja teel.